esimene takistus, 3 mändi, vaatame, kas saame sealt poolt otsast üle. Ilm ei ole väga soe, paar 3-4 kraadi ja korra oli rahet isegi, aga võitleme edasi. Mis asi on taga? Haug, päris ilus, päris korralik. Joo, päris ilus. Mul ei ole kahva ega midagi. Kapp helistas ja kohe 3 selle mepsile. Oi, see on ilus kala. Oi, see on ilus. Oi. Kuuled või? Ma tahaks näha ka teda, ta on ikka siuke 2-kilone, ma arvan. Oi. Selg on lõhki ja too on korralik möllukala. Ma pean ta ära väsitama, mul ei ole kahva. 2-kilone 300 mepsile. Ilus kala, opa. Väga ilus kala. Proovime nüüd ilma kahvata seda paati saada. Opa, väga ilus kala. Väga ilus kala. Ilus kala, jahe ei ole. Koos niisuguse nokki otsas, et püüad kala vastu. Ja siis tulevad niisugused kollid otsa. Vaata, mõtle, mis ma teen temaga. Jah, aga siin on... Pruuge pole. Ma teen thumbnaili ära. Väga ilus kala. Super. Oi, oma. Urva haugik. Meps, vikerkaarek. No ikka jäävalt ikka. Selline kala siis. Päris korralikul laksu saanud siia. See oli tal juba. See oli siis püüdes juba nii-öelda. Ja kala mõõt on 74. Klassikna. Eile õhtul literaali töötas. Nüüd on kuradi, nüüd on pilt kuradi eest ära, mida iganes. Nii, otsime korra patarit tagant ära. Resa. Ja kaalub siis 2,64. Siin teen väikse pausi, sirutan selga, kuigi selg kangeks ei jää, kui aus olla. Et see seljatoega asi on päris hea. See kanuu või mis meil on, seal seljatugesid ei ole, seal jääb ikka selg rutem kangeks. Siin on rohkem see tasakaaluvärk ja SA kord natuke oled kange võib-olla. Ja ilm on ka siuke 5 kraadi, võib-olla vähem isegi enne rahet sadas. Päris siuke, päris vastik külm. Vaatasin, siin on päris ilusad nõlvad ja siin on Vobr, kurva! Ja pirdolegi pidle! Kurva poobik on siin, jah. Käinud pahandust tegema. Ühesõnaga, 2 sõnaga teen väikse tee siin ja tõmban hinge. Enne ma introt ei teinud korralikku, ma näitan seda kajakki ka korra siis.
ma ei mäleta, mis see mudel on, ma panen kirja. 3,20 pikk, tüüriga siis. Jalgadega saad siin timmida. Tšah, siit tagant tüür käib. 2,40 pikk aer sai võetud. Ja siis siuke iste on, siin on näha, kas paned siia taha asendisse või siia ettepoole, et vastavalt kasutaja pikkusele. Ma ise olen 1,85 ja ütleme nii, et võiks isegi gramm veel kaugemale saada panna, aga saame hakkama. Võib-olla peab natuke ise siin sättima ja kohendama. Aga ühesõnaga ma rohkem ei hakkagi praegu midagi. Need õngehoidjad on siin nende all 1 ja 2. Ilmselt ühte peab kahva panema ja siin on veel tegelikult siuksed siinid, kuhu saad siis midagi vastavalt vajadusele kinnitada, et see, kus mul see puidust kaigas on, kus ma GoPro'd hoian, seal peaks tegelikult kajaloodi koht olema. No ma ei tea, mis kajalood sinna mahub. Võib-olla mõni andur mahub, aga sellega mul on ka mingi plaan juba. No näe, nüüd hakkas jälle mingit jampsi hakkas jälle sadama. Teen väikse tee, laseb keha soojaks ja püüame edasi. Ahven lõpuks või? Panin Westini silkari otsa. Ei, mikrohaugi. Panin selle 7,5 Westini kiirabi otsa, et äkki tuleb silkariga ahvenataga. Mitte veel. Katsetame edasi. On. Nice. Aga mõõt kehva, kui ei ole ahven. No mis sa oled? Ai, väike haug. Siuke 35 äkki. Väike õnnu. Kuldse mepsuga. No midagi. Laseme tagasi ja nii on. Äkki on mõned ahvenad oksa alla kogunenud, aga praegu nagu ei ole sellega õnne olnud. Võiks ju hea pesa olla neid, aga oppa! Nii, nüüd läks. Ma ei saanud aru, mis see oli. Haug äkki. Konkreetselt. Selle jutu peale keegi haaras ja kajaki nina all sai minema. Nii viimasel hetkel tuli kuskilt haaras. Suht normaalne kala oli, ei olnud mingi täitsa mini. Aga noh, seekord läks nii. Okay. Tagant tüür ka üles. Ops, tuli üles plaks. Nii. Ja siis jalgadega paned, kui paremaga vajutad, liigub paremale, vasakuga hakkab vasakule hoidma. Et ilma see jalgadeta ja tüürita variant oleks päris kehva, et väga hea on alla voolu või üldse, kui vaja natuke suunata, siis muidu kajak paneks kuradi oma soodu ja püügiaega lihtsalt jääks liiga väheks, et eriti kui on vool või on tuul või nii palju see tänane
kasutuskogemus on näidanud. Aeruks võtsin siis Wolverine või DNP, ma ei tea, kaheosaline, 240 senti. Teeb siit läks pooleks kokku. Ja siis siin on need pritsmäe või veetila siis nii-öelda, kust vesi jookseb maha. Lasin eraldi veel need pritsmäe kummid panna siis või. Et siis vähendab veel võimalust, et käed saavad märjaks. Et täitsa toimib see lahendus. Seekord see püük selline sai. Vähemalt sai testitud, et kuhu midagi natuke sättida ja kohendada ja kuidas midagi paigutada. Saagi poolest, see vist vastab tõele, et kui kohe püügi algul saad normaalse kala, siis on aamen. Et mõned räimed tulid veel püügi lõpus, aga pigem vist võib edukaks lugeda selle esimese testi. Ega midagi, kui video meeldis, pange like, kui see ka kajakiga ite võite midagi kirjutada, mida soovitate lisada või vaadata. Ega midagi, videole like, tellige kanal ja näeme järgmises.